uudised. Eestis on tulekul ohtlikud happevihmad, mis hävitavad tervet loodust, lehti ja puid. Lääne-Eestist tulevad peale happevihmad 15 meetrit sekundis. Meil on tulnud värske informatsioon, et on hukkunud vähemalt 19 inimest Lääne-Eestis ja lähima poole tunni jooksul lõpeb see Kesk-Eestis, kus on kõige hullem. Tähendab, et Kesk-Eesti tuleb kiiresti ära evakueerida, sest seal tuleb kõige rohkem hukkunud. Edasi lähme õue, kus on reporter Roosi otse koha peal. Nii, hetkel oleme siis Lääne-Eestis, kus sajab hetkel happevihma ja siin on inimesed on täiesti paanikas. Inimesed on paanikas, kapuuts hetkel kaitseb mind. Härra, mis teiega juhtus? Happevihm tabas mind. Kas te olete surnud? Jaa. See on meie live praegu hetkel, kus inimesed lihtsalt surevad igal pool ära, sellepärast et nii pH tase on nii madal, et vihm tapab. Nüüd on selgunud välja põhjus, mis hakkasid Eestis siis sellised happevihmad tulema ja see põhjus on siis see, et Iru elektrijaam plahvatas ja siis sealt olid igasugused gaasid, mis läksid taevasse ja muutusid siis happevihmaks. Nad reageerisid õhuga. Hetkel oleme siis Läti piiri ääres. Läti on enda piirid sulgenud, sellepärast et kõik eestlased tahavad Lätti saada. Lahke sitte! Põhjus, miks kõik eestlased Lätti tahavad saada, on sellepärast, et Lätis hetkel ei saja happevihma. Nei. Sulle! Nei! Vähem raiumist, vähem plasti! Sina seal, näe, loe! Vähem plasti, vähem raiumist. Mina armastan puid. On kahju, et siin ära raiuti. Mul on nii kahju sinust puu. Ja tulge vaadake. Uus uhke rattapark ja ainult plastik, 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 plastik ja 100 poolt plasti. Ja näe, ehitavad siin veel kurat. Järgmine keskkonnaprobleem on meil plastik. Näete, see on hälvik. Tema on keskmise puudega. Oodake ära, kas see on eco-friendly? On see taaskasutatud? Ma ei kuule. Vot nii see teed, kui kuradi loodust ei hoia. Ja siit näed, tulge, tuleb järgmine keskkonnaprobleem. Fossiilkütused. Kuradi see ahv sõidab siin oma autoga ringi. Härra, kas see on elektriline? Ei. Nagu näha, on keskkonnaprobleeme meil väga palju, alates gaasidest, atmosfäärist kuni plastikuni, mida me leiame iga nurga pealt. Ja selle vastu protestivad hetkel üle Eesti hipid. Neid on väga-väga palju, nad on väga hulluks läinud. Ja seal ongi meie esimene hulluline hipi. Tere, härra! Tere! Mille vastu teie täpsemalt protestite? Et riigid ei vastuta oma tegude eest. Kõik kohad on täis plasti. Atmosfäär, ma pole väikest sõinud 2 aastat. Ja vaadake, mingi valge läbu on maas. See on raudsed, need kuradi tehased, mis siin kandis on, ma ütlen. Nii teie arvate, et keskkonnaprobleemid on väga-väga suur probleem? Jaa. Ja tuleks need kätte võtta ja parandada. Nii ja kuidas see teie arvest käima peaks? Tuleks vähendada fossiilkütuseid. Tuleks ümber minna puhtamale energiale. Ja tuleks ka lõpetada tehaste tööd ja võtta ette energiaks päikese ja tuuleenergia. Ja kas te arvate, et plastikut saab asendada paberiga? Jaa. Sellega me tänased uudised lõpetame. Nii on saksa keel! Nii saksa keel! Heil Hitler!